Ees on pikk sirge 300 meetri pärast järsk kurv vasakule. Vasakule, Piret, vasakule! Mitte paremale! Ai. Tegelikult see auto ju seisab, aga selleks, et see auto sõitma hakkaks, peab olema 30 000 osa omavahel täpselt kokku pandud. Päris muljet avaldav. Tere tulemast vaatama saadet Noor meister. Kohe astuvad teie ette Eesti parimad noored kutseõppurid, kes asuvad üksteisest armutult mõõtu võtma. Selgitame välja nii osavaimad kondiitrid ja veevärgitehnikud kui ka pagarid ja klienditeenindajad. Seadke ennast mugavalt sisse, sest kohe algab põnev võistlus, mille kaalukausil on ei rohkem ega vähem kui noore meistri tiitel. Meie tänane peatuspaik on Tallinna Lasnamäe mehaanikakool. Tere, head inimesed! Mul on väga hea meel, et alustate koos meiega juba 3. noore meistri hooaega. Minu nimi on Piret Krumm. Fännid ilmselt mäletavad, et eelmine hooaeg oli mind ainult kuulda, kuid tänu väikesele ametikõrgendusele on mind seekord ka näha. Ja ärge muretsege, Sander on ka meiega. Üks hetk. Ega sul väga kitsas ei ole? Ei, täitsa mõnus olemine on siin. Aga ära nüüd nii pikalt siia lobisema jää, vaatajad ikkagi ootavad, et sa nendega räägiksid. Saatejuhi ABC Piret. Muidugi. Nutikamad teist on ilmselt juba aru saanud, et tänane võistlus on seotud garaažide ja autodega. Teil on tuline õigus. Tänasel võistlusel selgitame välja, kes on parim noor sõiduautotehnik. Meie tänased võistlejad on enesekindel Sergei Tallinna Tööstushariduskeskusest. Ma arvan, kõige nõrgem koht mul on rehvivahetus ja kõige tugevam on elektrika. Poiss, kes mitte ainult ei paranda autosid, vaid ka ehitab nullist. Karl-Erik Valgamaa kutseõppekeskusest. Ma olen elu jooksul sõpradega valmis ehitanud 3 võistlusautot. Põhimõtteliselt autos sündinud Aramis Tartu Kutsehariduskeskusest. Mina hakkasin tehnikaga tegelema juba 2,5-aastaselt, kui mulle kingiti esimene ATV. Hoolikas Enrico Rakvere ametikoolist. Ma arvan, tugevamaks küljeks on see, et ma ei rutta või kiirusta, vaid ma mõtlen läbi, mis ma teen ja siis teen seda. Suurte masinate austaja Markus Kehtna Kutsehariduskeskusest. Ma täna siin tegelen autodega, aga muidu mulle meeldivad traktorid rohkem. Ja nupukas Kaarel Kuressaare ametikoolist. Kõige tugevam külg on, ma arvan, selline tehniline taip ja loogiline mõtlemine. Järgmisesse vooru meistritiitli nimel võistlema pääsevad neist ainult 3 parimat. Ma arvan, et kõige tugevam konkurent võib olla Sergei või Aramis. Sergei või siis Aramis, ma arvan. Sergei on konkurent, kellega läheb kindlasti rebimiseks. Ma ei tea, võib-olla minu näos on see, et ma olen väga rahulik. Ma arvan, Markus on tugev oponent. Temast võib oodata, et me kohtume temaga finaalis, juhul kui ma sinna pääsen. Mine sa tea, kõik on võimalik. Äkki saab, äkki saa. Kas te olete valmis? Jaa! Meie võistlejate tänaseks ülesandeks on leida viga autos, mis ei käivitu ja vahetada sellel aku. Boonuspunkte saab see, kes märkab pärast akuvahetust armatuuril põlevat rehvirõhu märgutuld. Karl-Erik, sul on aega täpselt 30 minutit. Oled sa selleks valmis? Jaa. Aeg läheb käima nüüd! Esimese asjana katab Karl-Erik autosisemuse kilestkaitsetega. Suure Krimkade fännina võiks esimese hooga ju muidugi mõelda, et siin on plaanis mingi suuremat sorti veretöö. Tegelikult on sellel muidugi palju igavam põhjus. Kui mina läheksin oma tööriietega autosse sisse, siis ma ei määriks ära sükest võib-olla natukene kallimat riiet. Autol ei läinud süüde sisse ja siis ma hakkasingi mõtlema, et milles võib viga olla. Õige, viga on ilmselt kapoti all. Kõigepealt muidugi visuaalne kontroll.
äkki on kohtunikud, kes muide seda asja kogu aeg kullipilguga jälgivad mõne juhtme lahti ühendanud. Aga jätame Karl-Eeriku asja uurima ja saame vahepeal nende kohtunikega tuttavaks. Meie tänased kohtunikud on NB Quality müügijuht Priit Noobel, autoeksperdi töökojameister Sergei Grusilov ja City Motorsi tehnikadirektor Raul Aava. Tundub, et Karl-Erik on aru saanud, et viga on tühjas akus ja see oleks vaja välja vahetada. Aga ometi on ta millegi pärast toppama jäänud. Kohtunikud olid ära peitnud siis need akud. Akud on tegelikult seal samas tema nina all laua kõrval. Aga selleks, et mitte vastust kohe ette öelda, on neil kate peal. Okei. Hakkasin natukene paanitsema. Õnneks taipab Karl-Erik siiski õige peaga katte alla vaadata. Akud käes, nüüd jääb üle ainult vahetus teha. Näib, et poiss on tempo kätte saanud ja kohe ongi uus aku peal. Ma vist ei olegi ennast nii õnnelikuna sellele tundnud, kui nüüd oli. Väga hea. Aga kas rehvi tuli jäi ka silma? Kas see auto on nüüd sõiduvalmis? Ma arvan küll, jah. Seda läks käima. Aga sulle ei tundu, et see üks rehv on veidike töss? Kui ma nüüd tagant järgi hakkan mõtlema, siis armatuuris põles üks tuli, rihvirõhu tuli, aga ma ei tulnud selle peale, sest mul oli nii hasart oli sees. Aga tuleb vaadata, mis teised teevad. Ja Aramis ongi juba valmis. Sul on aega täpselt 30 minutit, et selle auto tervis korda teha. Õlul on väga raske koorem. Ma pean siis esindama tervet Tartut põhimõtteliselt. Pöidlad pihkud tartlased. Mitte ükski tuli ei vilksatanud ka. Et sellest ma sain siis aru, et puudu on siis süsteemist pinge või siis vool. Teadsin, et ma pean tegema aku testi. Aku on omadega läbi, et aku hetkene pingesisaldus on 4,10 volti. Mis sa alla võitis? No, ütleme alla 12 aga ei taha. Et see aku on läbi, et see aku tuleks ära vahetada, et sellepärast hetkel ei keevitugi. Aku vahetamine ei ole raske töö, oleneb muidugi autost. Vanematel autodel on lihtsam vahetada kui uuematel. Praegu sellel pidi eemaldama palju plastikuid, et saada üldse akule ligi. Vanadel autodel ei ole midagi seal ümber. Bravo! Nii, palun, teie auto on valmis. Aitäh! Sinu aeg oli 25-18. Kuidas hindad oma sooritust? Ma ei taha nüüd ego olla, aga ma arvan, et 5, kui mitte 5+. See auto on nüüd sõiduvalmis. Hetkel ennem väljaminekut siis ma kontrolliks isegi ennast rehvirõhut üle näiteks, siis te ütlesite, et see auto on seisnud. Ma nägin tegelikult töökapi peal nägin siis seda püstolit, millega lastakse siis õhku rehvidesse ning tänu sellele ma kohe teadsin, et seal ei ole asju, mida sa ei saa kasutada. Väga kaval. Aga vaatame, kui kaval on Kaarel. Aeg läheb käima nüüd! Auto juurde jõudes siis selgus proovides, et süütava vajutamisele auto ei reageeri ja aku oli siis ilmselt tühjaks saanud. Nii, kuna aku on siis täiesti tühi, siis tuleks välja vahetada. Et sellist 3 voldi juures pole enam mõtet seda isegi laadida. Paistab, et Kaarlil on kiirelt pilt selge. Ka tema jaoks ei ole aku vahetamine mingi küsimus. Täna on siin tõesti meistrid koos. Aga mis nüüd? Katte tagasipanek on poisi täitsa segadusse ajanud. Nagu poleks ta ise seda asja lahti võtnudki. Või pani keegi vahepeal mingid juppe juurde? Piret, sina käisid sudimas või? Võõra auto juures siis oli natuke keerukas selle plastikute ja nende uute osade pärast, et neid kokku sobitada uuesti oli natuke pusle ja see ajas natuke juhtme kokku. No tõesti ei taha see detail sinna kuidagi sobituda. Kindel, et oli seal, kus sa praegu teda panna tahtsid. Mõtle rahulikult, mäletad, kui sa eemaldasid need katted, kus see oli? Jah, ikka. Aga... Ah jaa, muidugi. Seal see oligi. Väga hea. Ka Kaarel saab auto tööle.
ja üks rehv on siis tühi, selge. Ja üks siis rehv on läinud ilmselt seistes tühjaks. Seda ütles ka siis peateade. Sinu aeg, Kaarel, oli 23-26. 5 punkti skaalal hindaks võib-olla tugeva 4-ga ennast, et saaks paremini. Nüüd on aga Enrico kord. Sul on aega selleks 30 minutit, et see auto sõidu valmis seada. Oled sa selleks valmis? Ma arvan küll. Poolas Enrico on kohe alguses sattunud ootamatu takistuse otsa. Alguses saad aru, kuidas see kapott lahti käib, sest see kapoti konks, et see ei olnud väga enesestmõistetamine jaoks, et ma ei taha igaks juhuks katki seda teha. Tubli Enrico. Autotehnik peabki hoolikas olema, mitte kohe jõuga asju lahti kiskuma. Kuigi siin kohal tuleb vist ikka veidi jõudu rakendada. Ja mul tekkis väike paanika, mis need issam nagu küske. Jess. Lõpuks. Mul tekkis endal ka juba väike paanika, et kapott jääbki kinni. Lõpuks saab nüüd aku kallale asuda. Siis aku on tühi. Üks variant on akut proovida laadida või siis vahetada aku välja. Aga tundub, et Enrico on ka kimbatuses, kuna ei märka katte all akusid. Proovida siis panna laadija järgi. Arvan, et poole tunnina on piisav aega. Või siis nagu booster, et... On ju veel lahendusi. Aga õnneks hakkab poisile siiski lõpuks aku lõhn ninna. Kui töövahendid käes, ei lähe Enricol kaua aega, kui uus aku on kapoti all olemas ja auto stardi valmis. Enrico, sul on jäänud 5 minutit. Ma arvan, et see on piisav. Et ma võiksin selle autoga siit kohe startida. Jah. Aga mulle tundub, et see üks rehv on üsna õnnetus olukorras. Ma olin juba õnne selle üle, et auto oleks käima. Ma ei pannud selle pealt isegi tähele, et ma arvan, et see võib saatust igaks olla mulle. Pole hullu. Võistlus pole veel kaugeltki lõppenud ja rehvitule märkamine on ainult üks detail, mida kohtunikud hindavad. Aga vaatame, mida oskab Sergei. Kohe ma läksin vaatama, mis aku pinge on. Aku pinge oli siis 3,80 midagi volti, mis on juba, ütleme niimoodi, väga kehva seisus aku. Ja seda peaks ära vahetama. Auto on meil kaua seisab juba tühi akuga. Peab kinni panema ja ootama nii kaua, kui sinivõrgud lähevad magama, siis on nagu palju turvalisem. Tundub, et Sergei on selles teemas ikka väga sees. Lapsepõlvest oli väga suur huvi autode vastu. Väiksena putitasin väiksed mudeliautosid, tegin neid katki, lõhkusin, proovisin kokku panna, liimida või mis iganes, et ma arvan, et sealt see kõik nagu tuli. Aga olgem ausad, tänased võistlejad on siin kõik fanaatikud koos. Eks ma olen väiksest tatikast peale juba olnud autod ümber ja kõike muud. Olen kogu aeg tegelenud ja uurinud tehnika kohta. Ma lapsest saadik olen tegelenud tehnikaga, igasugused krossikad, ATV-dega sõitnud ringi, siis tundus loogiline, et see lõppia minna. Mul isa tegeles autodega, autoremondiga kodus, siis ma otsustasin ka minna õppima, et rohkem saada teada uutest autodest. Minu arust on põnevam remontida vanu autosid, sest nad on palju lihtsamad ja sa saad enda käega rohkem teha. Uuema autol siis sa pead kõik arvutiga tegema ja sul peavad olema kõik litsentsid ja asjad, et üldse seda remontida ja ligidale minna. Tundub, et auto on auto, aga tegelikult see on omaette väike maailm, mis seal sees toimub, saab sisse minna ja olla seal kaua, ütleme niimoodi, et tööpäeval läheb niimoodi. Sest on väga põnev. Kõlab tõesti põnevalt, aga tagasi võistluse juurde. Sergei on vahepeal uue aku peale saanud ja kohe valmis käivitama. Auto läheb ilusti. Sergei, oled sa veendunud, et see auto on sõiduvalmis? Teostamisel tuli välja, et on generaatori rihm,
on väga kulunud, mis võib nagu viia põhjusele, miks vana aku on juba õhtul olnud. Generaatori rihm küll, aga kas sa rehvi tuld märkasid? Mul natukene oli kahju, sellepärast ma ise seda ei märganud. Ja kuidas auto jõudis sellise rehviga töökojani, seda ma küll ei kuvita ette, et päris elus need siuksed asjad ikkagi võivad juhtuda, aga väga harva. Aga läks nii nagu läks. Läks nagu läks, aga vaatame, kuidas Markusel läheb. Aeg läheb Markuse jaoks käima nüüd. Ma ei näe üldse midagi. Armatuuris ei hakanud ükski tuligi põlema. Ma arvan, et äkki aku on otsas. Hakkasin akut maha võtma, sain uue aku peale panna. Enne uue aku peale panekut, uue aku, mul oli 2 akut, ma võtsin need ka ära. Imetlusväärne. Markus on nagu vana rahu ise teeb asja justkui mööda minnes ära. Nii ma lihtsalt mõtlesin, et mis seal ikka, vaatame siis, kuidas kodus teeks. Proovisin kõike teha niimoodi nagu kodus teeks ja tuli välja. Ma nagu uurisin veel, et äkki on veel midagi viga. Nägin, et armatuuris põleb üks teine tuli veel. Armatuuris nägin, et tagumine vasak ratas. Anduril on avastanud midagi, et peaks vist olema tühi. Hea töö, Markus. Nüüdseks on kõik osalejad võistluse lõpetanud. See, kes oli lisaks kiirusele veel ka täpne, selle juba otsustavad kohtunikud. Poisid olid kõik väga tublid. Et olid väiksed erinevused, aga valdavalt ikkagi kõik said 100% ülesandega hakkama lõpuks. Auto saadi käima. Ma usun, et me saime teada, kes on parimad ja kes läheb edasi. Kohtunikud on oma keerulise otsuse langetanud. Finaali pääsevad. Et kõik on väga tugevad. Ma arvan, et kui me oleks sama kollektiivis töötaks, siis see oleks väga päris selline töökoda, kus saaks pakkuda väga häid teenust klientidele. Ma olen üpris kindel, et ma olen esimeses 3. Sergei, palju õnne! Ma loodan, et mu töö tulemas oli piisavalt hea, et saada edasi finaali. Äkki saad teise vooru ka, mine sa tea. Teine finalist on Aramis. Palju õnne! Ja 3. Ma loodan, et Piret ütleb minu nime. Ma loodan, et ta ütleb minu nime. Kaarel! Ju peab rohkem õppima. Asju selgemaks. Oleks pidanud kiiremini tegema. Täna ei olnud ju siis minu päev ja nii see läks. No nii, Aramis, oled jõudnud finaali. Järgmiseks ülesandeks väga lihtne asi. Tuleb klient, kuulad kliendi probleemi ära ja lahendad selle. Oled sa selleks valmis? Jah, ma olen selleks valmis. Alustame siis. Ma väga loodan, et kliendiks on siis Anne Viski. Siis ma saan talle öelda, et jätke võtmed väljapoole. Jätke võtmed väljapoole. Et siis ei lukast autosse sisse leid. Tervist. Tere. Oli Brigitte Susanne Hunt. Mina olen teemehaanik Aramis. Ja väga meeldib Brigitte. See mõttes, et ma olen iga jaoks ühte moodi elevi. Minu auto esimene parempoolne rehv oleks vaja ära vahetada. Ma lasen teid istuma siis meie fueesse, sealt saate kohvi, näksi ja ma tulen ütlen teile, kui auto on valmis. Super, aitäh! Finaalülesandeks ongi suhelda kliendiga ja vahetada ära rehv. Võtta vana rehv alt, velje pealt maha ning uus rehv peale. Seejärel see tasakaalustada ja autole uuesti alla kinnitada. Kuna mu isa õpetab samasugust eriala Tartu Kutsehariduskeskuses, siis on tal väga kõrged ootused minult siis rehvivahetusalal. Ma ise peaksin seda väga hästi oskama. Oi, pinge on peal. Aga loodame, et Aramisi isa jääb rahule. Esmapilgul tundub küll poiss väga vilunult tegutsevat. Juba ongi vana rehv maas ja uus pealepanekuks valmis. Nüüd jääb veel üle rehv tasakaalustuspingiga tasakaalu panna. See masin siis näitab sulle nüüd kõige ülemise koha. Täpselt üles tuleb panna raskus, siis läheb täpselt õigelt paika. Sinna läheb kleebitav raskus läheb peale. Väga hea. Nüüd veel ainult tööplats korda ja ongi valmis. Aga mida teeb Aramis?
kas ta hakkab teisi rehve ka vahetama? Ma kontrollisin ka üle teised rehvirõhud. Siin on 2,1 on sees, tegelikult peaks olema 2,3. See on ka natuke tõss tegelikult. Kui on liiga tühi, siis ta hakkab valesti kuluma ning kütuse kulu läheb kõvasti üles. Väga tubli initsiatiiv. Muidugi sinu võistlusajale see kaasa ei aita. Sinu aeg oli 24:20. Ma ei ole enda ajaga just väga rahul, aga ma tegin seda tasa ja targu. Kui ma oleks seda väga kiiresti hakanud tegema, siis oleks mul võinud tulla mingisugused hooletusvead. Tere! Aga nüüd palun, Sergei, lava on sinu. Ma olen tehnik Sergei. Ja. Ehk siis ütleme niimoodi, kui mul tuleks mingi vene estraadi, ma ei tea, näitelaulja või mis iganes. Ehk siis ma arvan, ma oleks palju rohkem ehmatunud või mis iganes. Või isegi kui tuleks Anne Veski, siis... Minu auto esimene parempoolne rehv oleks vaja ära vahetada. Parempoolne? Aga miks? Millegi pärast vajus Sergei nägu nüüd õige pikaks. Nii nagu varem ütlesin, et rehvi vahetus mul on kõige nõrgem osa. Ma pigem vahetaks mingi rattalaagri aja peale, kui ma teeks rehvi vahetust. Aga pole midagi teha. Täna tuleb siin ikkagi rehvi vahetada. Proovisin võimalikult kiiresti kõik teha, ette valmistada mingid asjad selleks, et mul läheks nagu kiirem, kui ma keerasin vendiili ja ootasin nii kaua, kui õhk läheb rehvist välja. Puhastasin siis raskused, võtsin ära. Rehvi mahavõtmine ja uue pealepanek läheb Sergeil viperusteta. Nüüd on vaja veel rehv tasakaalu panna. Mind reetis tasakaalustuspukk. Ma mitu korda proovisin tasakaalustada. Sa oled kindel, et sul on ratas õigesti pingis, on fikseeritud ilusti kinni. On ta fikseeritud, koputasin peale, vaatasin, bonus on õige. 16. Tuli välja, et ikkagi alguses ta mulle näitas liiga suured numbrid, mis tegelikult ma ei peaks siis üldse seda veel ratast balansseerima. Ma peaks juba veel remonti seda saata. Jätame selle reeturliku tasakaalustuspukki praegu vahele. Milleks seda tasakaalustamist üldse vaja on? Et kui üks ratas on balansseerimata, et see hakkab meil hüppama, kui on halvad ilmaolud ja auto kaotab lihtsalt juhitavust, võib juhtuda väga halvasti. Okei. Loodame, et päris elus siis ükski mehaanik seda sammu vahele ei jäta. Sina, Sergei, mina aga praegu edasi. Sergei, sinu aeg 20:21. Väike tehniline viperus. Ma arvan, kui tasakaalustuspukk ei reedaks mind, siis ma teeks veel kiiremini. Õnn kaasa. Aga nüüd on teie ees Kaarel. Tere! Tere! Väga meeldiv, Brigitte. Kaarel. Nii, minu autol on ära vaja vahetada see esimene parempoolne rehv. Tühjaks on saanud vist. Tühjaks saanud. Selge, vaatame üle. Nii kaua saate kohvi juua pukiruumis. Okei. Üks hea autotehnik peaks olema avatud, peab olema hea suhtleja ja ta peaks olema ka loov, et läheneda probleemidele uue külje alt. Kõige paremini õnnestus rehvi vahetamine, et suhteliselt kerge vaevaga sain selle kätte. Tasakaalustuspingil oli natuke raske lisaraskusi kätte saada sealt õigel hetkel. Ära muretse, Kaarel. Sa pole ainuke, keda see pink reetnud on. Aga jätame Kaarli tasakaalustama ja vaatame veidi ringi. Tänane võistlus toimub Lasnamäe mehaanikakoolis. Tere, vabandust. Tšau! Kas sina õpid ka siin koolis? Jaa, mul on siin koolis esimene kursus. Tulin õppima sõiduautotehnikuks. Kuule, kas sa saaksid meile siin veidi ringi näidata? Jaa, muidugi. Lähme tuppa. Kool on üldiselt päris suur, mahub väga palju inimesi ära. Kokku on meil koolis üldse kuskil 1000 õpilase ringis ja korrused on meil 3. Siin ongi juba kuulda, et siin on ka meie oma lauatennise koht, kus saab lauatennist mängida. Ja siin saab käia peale tundi trenni tegemas või kui sa jõuad, siis isegi vahetunnis. Siin saab mängida erinevaid pallimänge ja ma hakkan ka varsti võrkpalli mängima. Nüüd me oleme enamuste lemmikkohas nimega Söökla. Siin ruumis me siis õpime autoehituse teooriat. See meil siin on siis praktikaklass, kus täna ka toimub meil võistlus
järgmine aasta loodetavasti võistlen ka mina siin. Aga davai, tšau! Aitäh sulle, Henri! Aga nüüd tagasi võistluse juurde. Kaarel on vahepeal rehvi tasakaalu saanud ja valmis seda alla tagasi panema. Kui juba rata sealt ära on, siis tasub alati vigastusi ja muid lahti olevaid osi vaadata. Seda on lambiga parem teha. Väga tähelepanelik, Kaarel. Tundub korras olevat hetkel. Ja ongi ratas all. Kaarel, sinu aeg 18:47. Oleks saanud kiiremini, ma arvan, ja veidi vähem sellist rapsimist ja natuke rohkem ettevõtlemist. Aga vaatame, mis hinnangu klient annab. No mõistagi nad natukene pabistasid, ma saan aru ka, et nad on juba finaalis, aga tundub, et läheb tihedaks rebimiseks, sest kõik noormehed olid väga viisakad, väga meeldivad ja kohe muidugi tahtsid asja kallal asuda, et ma juba kiiremini ära läheks, et saaks juba loomulikult hakata siis autoga tegelema. Kas sul on olnud sellist juhtumit, et sa oled pidanud ise näiteks autorehvi vahetama? Ei ole, aga ma mäletan lapsena, kusjuures ma olen hästi palju puutunud autodega kokku, et ma olen vendade keskel kasvanud ja mu enda vanemad olid kiirendajad ja võidusõitjad, seega ma nägin väga lähedalt küll, kuidas rehve vahetati, et need, mis on nii-öelda selle võistlusrehvid ja need, mis on siis tavarehvid, et ma arvan, et äkki kui ma tungrauda hoidsin, siis see juba kuidagi loeb. Jaa, väga tore, et sa tulid. Ja hea, et sa said oma rehvi vahetatud. 3 korda lausa. 3 korda. 2 pingelist võistlust on nüüd läbi. Täna võtsid mõõtu parimad noored sõiduautotehnikud. Kuna võistlusele on nii pikk tee tuldud, siis tahaks kindlasti võita ja lähedastele rõõmu tuua. Tublisid võistlejaid oli palju, aga olla saab ainult üks noor meister. Me oleme kõik esimest kohta väärt, aga ma ikkagi loodan võita. Ma väga loodan, et see kroon lõpetab minu peas. Võitja on Kaarel Kuressaare Ametikoolist. Palju õnne, Kaarel! Tasus ikka Saaremaalt võistlusele sõita. Kroon on sinu. Tänane võistlus oli millimeetri võistlus. Kaarel võitis, kuna ta lihtsalt kogu selle päeva jooksul suutis 1 punkti rohkem välja teenida kui tema konkurendid. Ja nii napp see võit tegelikult oligi. Selline oligi meie esimene saade. Järgmiste meistritega kohtume järgmisel nädalal. Ei olnudki kõige halvem päev.